Tere, alustame Pestor Grupi podcastide sarja 4. sedapuhku viimase saatega ning seekord pöörame oma esialgsele kursusile absoluutselt selja. Kui me kogu aeg rääkisime fassaadidest ja välistöödest, siis seekord läheme ära tuppa, aga tutvustusring, Alari ja. Väga aitäh, ühesõnaga mina olen siis Alari ja olen Pestor Grupis turundusjuht. Tegelen tegelikult nii fassaadide poolega kui ka nüüd siis selle osaga, kuhu me liigume, ehk siis vannituppa. Jula. Tere, mina olen Jula Rand, sisearhitekt, hetkel vabakutseline. Jah. Tegelen kodu nii-öelda sisustuse ja kujundusega. Leo. Mina olen Leo Hertmann ja ma olen vannitoa sisustuse paigaldaja. Et nii dušikabiinid kui mööbel, et ma ainult sellega tegelen ja olen päris professionaal. Nii, Leo, sa panid nüüd märgi maha, millest meil juttu tuleb. Alari, kuidas nüüd see asi niimoodi juhtunud on? Ma olen isegi küsinud tuttavate käest Pestor Grupp, millega tegeleb katused seinad, just ühene vastus tuleb ja nüüd järsku nihutasid mulle laua peale siia sellise paksu kataloogi ja Leo ütleb, et tema on vannitoa mööbli paigaldaja. Ja selles suhtes, et Pestor Grupp ongi läbi ajaloo siis tegelenud katustega, sealt juurde siis on tulnud fassaadid, sükke äkki 5 aastat tagasi nii-öelda aktiivsemalt. Ja nüüd siis jälle võeti uus teema ette, milleks on interior, et nähti võimalust, saadi head kontaktid ja miks mitte proovida selles suhtes, et Eesti nii-öelda meie nii-öelda arvates vajab natuke sellist variatsiooni siis meie Rootsi põhitootja juurde. Enne kui ma teistele sõna annan, siis ma üks küsimus veel sulle. Alivert kataloog, kas see on ainuke kataloog, mis praegu mille alusel tegutsete või on rohkem ka? Tegelikult on meil sinna juurde veel üks väga suur ja tugev kaubamärk, et kui Alivert on meil siis Prantsusmaalt pärit ja natuke selline premium klassi tooted, siis tegelikult on ka Ukrainast meil üks tootja, kes tänase päevani tegutseb, tehas on avatud ja nende siis kaubamärgi nimi on Mirater. Et mõlemad on selles suhtes Eestis uued, Eesti turg on nende jaoks uus ja meie oleme uued partnerid. No hinnaklassist ma küsin pärast, sa jätsid märgi ülesse. Kas me võime vannitoa mööbli puhul rääkida ka mingisugusest moest, mingist trendist, mida vaadata, mida teha, kus kohast üldse alustada? Jaa, selles mõttes, et trendid ju käivad meiega nii-öelda igapäevaselt kaasas. Iga aasta tehakse neid nii-öelda, mis on selle aasta värv, mis on selle aastal trendikas, äge. Ja ma arvan, et need trendid või asjad on nii-öelda kogu kodukujunduses käivad ju meiega kaasas. Ma ei taha öelda, et me peaksime kõik olema trendikad, et me peaksime nii-öelda võib-olla kõiki kõige populaarsemaid asju hetkel nii-öelda oma vannitoas või eluruumis kasutama. Et mõistlik on kui sa nii-öelda tahad pikemas perspektiivis endale midagi koju soetada, siis peaks olema võib-olla veidi neutraalsem tagasihoidu, mitte nii-öelda iga trendi ja moega nagu kaasas käima. No aga kui ma kaasas ei käi, siis sõbrad tuttavad tulevad, ütlevad, et sa oled vanamoodne. Jaa, aga selles mõttes, et ma arvan, et selline nii-öelda klassikaline või ma ei mõtle seda stiili, ei pea silmas, eks ju, klassikalist stiili. Ma mõtlen nii-öelda see, mis on nii-öelda ajatu ja klassikaline. See ei saa olla vanamoodne. Ja sa saad ju tegelikult ka neid nii-öelda tuua esile võib-olla mõne dekoratsiooni või sellise asjaga. Et ma ei pea iga aasta vahetama välja kogu, ma ei tea, vannitoa sisustust. Leo, kui palju sul tuleb ette sellist asja, et kutsutakse välja, tulge meile paigaldama uut vannitoa sisustust, astud sisse, kastid ootavad ja seal on umbes 3 aastat vana eelmine sisustus, see tuleb välja lõhkuda? Ei, see on väga tihti, et see on nagu kahjuks liiga tihti, et
mina ise soovitaks inimestel ikkagi enne kellega nõu pidada. Sest et on ikka väga tihti juhtub, et ma ütlen, ma ei saa teile panna mingit asja. Et teil on mõõdud valed või mingid sellised. Et nad ei ole nagu, kui oli nüüd see küsimus, mis sa tahtsid. Karm reaalsus. Alibert kataloog, mida see nüüd sisaldab? Kas siis sellist igipüsivat nii-öelda stiilset, mis käib läbi aastate ja aastakümnete või on ta rohkem selline 3 aasta kaup? Saan aru. Ma ütleks tegelikult niimoodi, eks nagu vanasõna ütleb, siis ilu on vaataja silmades, eks ole. Et aga selles suhtes Aliberdi see variatsioon, et seal on nii sellist skandinaavialikku, on ka sellist traditsioonilist, et päris sellist antiiki nende kataloogis ei ole ja meil ka hetkel esindatud ei ole. Aga pigem ta jääb ikkagi sellise siis modernsema mööbli poole, aga selles suhtes, et valik on piisavalt lai, et igaüks sealt suure tõenäosusega midagi leiaks endale. Et minimalistlikud, siis sellised kärtsud toonid olemas, et selles suhtes tasub ise vaadata ja hinnata. Üks väga keerukas teema mulle. Meil on e-kauplused, e-kaubamajad, ostetakse voodid, ostetakse isegi madratsid, et kuidas toimida. Mina näiteks ei ole tänase päevani veel harjunud ja aru saanud sellest, et ka oma mööblit peaksin ostma ja kuidas ma ette kujutan, et ta mulle nüüd sobib kõrguselt, laiuselt, pildi järgi. Kas on mingi nipp ka? See e-poest tellimine võib-olla suurema mööbli puhul või ongi nagu diivanid, voodid on minu meelest hästi keeruline. Aga nipp, kui sa tahad teada suurustest, siis alati võtta maalriteip, teibi endale koju nende mõõtudega toode põrandale. Ja sa näed reaalselt, et kas see mulle mahub ja kas ma mahun sellest asjast mööda või ei mahu. Mõned inimesed on ka teinud, ma tean, pappkastidest endale. Ma tahtsingi juba arendada juurde, et aga pappkastid. Ja, on. Et ma olen isegi näinud ühte suurt kööki, mis on reaalselt pappkastidest, inimene on kokku klopsinud endale. Et ta tahtis teada, et kuidas oleks. See on tõepoolest veel testi. Ja loomulikult asjad hakkavad paika loksuma ka. Ja. Aga ma ütlen ausalt, et vaadake alati toodete mõõte kodulehtedel, et pildi järgi ei saa aru. Ja mõõtke kodus, võtke mõõdulint, mõõtke see toode sinna, sest siis võibki minna, et inimene tellib omale diivani. Pildi peal tundub, et võiks mulle koju mahtuda, aga reaalsus on hoopis teine, et ma arvan, need on nii olulised. Ja näiteks e-poes, minu meelest e-poega selles mõttes on kaval nips, et kui ma lähen toodet poodi ostma, siis ma tihti teen ka neid emotsiooni oste. Aga e-poes on see, et ma panen toote ostukorvi, seedin võib-olla 1-2 päeva, vaatan seda uuesti ja võib-olla mulle siis see toode enam ei meeldigi. Et siis mul on hea lihtne, et ma kustutan ta ostukorvist ja valin võib-olla hoopis teise toote. Aga selle mahtumise küsimus on see, et ajad on muutunud, ehitajad on täpsemad. See on päev selge. Aga ma mäletan endistest aegadest, kus mööbel telliti ehitusprojekti järgi. Aga ehitajal ei olnud nagu projektiga väga head suhet. Kas seda tuleb ette? Praegu ka, et mööbel on tellitud, aga vanituba on hoopis väiksem, kui mööblimõõdud kokku annavad. Mina ütleks päris ausalt, et tegelikult on praegu veel hullem. Enne veel nõukaajal olid seal mingid spetskastid, et nad ikka olid mingis mõõdus, aga praegu on täisnurgast üle ehitaja kuulnud näiteks. Et see on tõsine nagu probleem, aga siin oli tõesti hästi oli nagu soovitatud see pappkast just mitte see. Ma olen näiteks ikka kokku puutunud, kui inimene räägib, et ma tahan seda panna. Ja kui ta helistab enne näiteks küsib, ma ütlen, et pane need pappkastid maha ja vaata ise, et sa ei mahu selle WC-poti peale nüüd istuma pärast seda. Ja siis ta loobub, võtab mingi väiksema või näiteks mingi teise mõõdu või sellised asjad. Et selline hakka praegu öelda, et ehitaja teeks midagi. Täpselt. Ja praegusel on lihtsalt vahe vanaga, on ta siin nõukogude aeg või siis Eesti-aegsed majad, on see, et tänapäeval need vannitad on suured. Ja siis ei pane nagu seda kõike nagu nii, ta ei sega sind. Aga ma olen, ütleme, ma üks 2,000 vannitoas käinud.
paarsada on täisnurgad olnud. Noh, et seal on nagu tänapäeva ehitaja ei ole üldse nagu mingi selles mõttes. Selle koha pealt sinu töö on siis hästi karm, ma kui öelda niimoodi. Jaa, kui sa ikka pead nurka panema ja sul nurka ei ole, siis ei ole midagi teha. Et siis hakkad mõtlema ja siis tekivad need jamad ja siis hakatakse rääkima mingist, et see on kehva paigaldus. No ükskõik mis asjad. Et see pilt niivõrd nõrk on selle koha pealt, see on, mina esimesena kummardan praegu sinu ees aitäh, kuna ma olen elukutseline õpetaja, siis ma esmaspäeval lähen tundi ja võtan täisnurgad poistega kohe tõsiselt ette. Aga kui palju ja kas need kataloogid võimaldavad mingeid niisuguseid vahedetaile või lisadetaile ka millega täiendada? Ma ei ole teda lehitsenud, see on niisugune tõsine kataloog, et tahad seinast seina ja tuleb välja, et jäi tühi koht, et paneks midagi väikest veel vahel. Ja selles suhtes, et selle konkreetse tootja, nüüd Allibirdist räägime siis, et selle konkreetse tootjaga on küll niimoodi, et valid endale mingi kapi välja, vaatad nurk nagu tahaks midagi veel, siis seal on tegelikult esindatud kapid, seinakapid, dušinurgad, seinad, kabiinid, vannid ja tegelikult ka aksessuaarid, et kogu nii-öelda lõpuni välja täis sisustus vannituppa siis, et kindlasti leiab. Kui tihedalt peaks olema üks vannituba täidetud, ütleme niimoodi siis, et kas pigem rohkem õhku või paneme hästi palju kappe, asju, riiuleid, peegleid, duše, ma ei tea veel midagi siis? No mina pigem soovitan ikka ruumi õhku jätta, et oleks nagu ruumi ennast kuivatada või liigutadagi. Et ma arvan, et see hästi täistopitud trend on nii-öelda võib-olla jäänud nagu selja taha, et pigem inimesed tahavadki seda avarust, puhtust, minimalismi. Sa oled sisearhitekt ja tavaliselt sind kaasatakse juba maja nii-öelda projekteerimise käigus. Kas sa mängid sellega läbi, et tõesti duši alt tulles, kui ma kuivatan, et siis ma ühe käega ei löö hambaharja riiule pealt maha, teise käega ma ei tea, vetsupaberirull lendab kuskile kaugele. Need on kõik läbi mängitud nagu. Jaa, need mastaabid jah. Et selles mõttes minu meelest on nii oluline kaasatagi see sisearhitekt, et nii-öelda ainult arhitekt ei pane sulle asjad paika. Et sisearhitekt tegelikult näeb hästi teise pilguga neid asju, mille peale võib-olla sa ise ei tule, ehitaja ei tule, arhitekt ei tule. Et jah. Kui sügavale sa konstruktsiooni sisse lähed, kui sa vannituba planeerid, järgmine küsimus tuleb Leole. Et ei ole ju ainult see, et mis pind on sile. Sina peaksid ilmselt sügavale vaatama natuke nagu. Jaa, selles mõttes, et vannituaga on ka see, et ma võin sinna vannituppa nagu hästi toredad materjalid näiteks valida, ma ei tea, keraamilised plaadid, aga kui näiteks on kehva valgustus, siis tegelikult need asjad nagu selles vannitoas välja ei tule. Ehk et need ilusad materjalid, et selles mõttes jaa, kõik see, mis nii-öelda sinna keraamiliste plaatide taha tuleb, et see on ka oluline, et sinna ei saa ju mingit suvalist asja panna. Ja samamoodi, et kui tuleb ja tahad ehitada nišid, valgusnišid, ma ei tea, nišid toodetele, et siis peab nii-öelda kõik need ennem valmis tegema või läbi mõtlema. No kuna ma vihjasin, et järgmine küsimus tuleb Leole, siis ma tegelikult pidasin seda silmas, et sa planeerid mööbli ja kui seinad vajavad tugevdusi, et kas sa need mängid ka ikkagi läbi? Ja, need on olulised, sest on juhused, kus nii-öelda inimesed ei ole sisearhitekti või sisekujundajat kaasanud ja siis ongi nagu jama, et tahan teleka kappi või vannitoa mööblit panna seina, aga seal reaalselt tugevdust all ei ole, et see lihtsalt ei mängi välja. Ehitaja on pannud 600 sammuga kipsplaadi ja sellega asi piirdub. Ja, et kipsplaadi ei seisa kapis. Sellist asja ette tuleb? Ei tule väga tihti, ikka enam vähem on ikka seinad tehtud. Et muidugi ideaalis minul kui paigaldajal oleks hea, kui seal oleks taga mingi veekindel vineer, mingi 3 sentimeetrine. Aga tähtsam on et ta ei oleks nagu 60 sammuga ja lihtsalt ei kõigu. See on nagu kehva, siis ei tee midagi, on sul seal. Aga vahet tegelikult niimoodi väga, ütleme mugavuse pärast võib seal taga olla midagi, aga kui ma midagi paigaldan ja plaat on peal, mis vahes on, milline see sein on, peaasi, et ta on
stabiilne, et ta ei kõiguks, see on nagu tähtis. Ma jätaksin selle sõna üles, selle mõtte ikkagi üles, et kui on vannituba, kui tuleb seina, mitte ainult vannituba, aga köögid, eks ole, kus on väga palju seina peal, et oleksid tugevdused seinte sees, et me saame rahumeeles midagi riputada. Jaa. Ja selles suhtes, et ma nõustun täielikult ja sellepärast ma ei hakanud praegu vahele ka sõnama, et väga mõistlik nii-öelda siis soovitus, jah. Et see sama on ju selles kööki, kui planeeritakse, siis pannakse sinna topeltseinad. Et vannitubades tegelikult võiks see olla nagu reegel. Jah. No vannitoas 400 samm plaadi all, karkassi samm, see kehtib ju ka, et nii ta peaks olema. Vannid. Nii. Siin kataloogis täiesti olemas. On. Olemas on nii akrüülvannid, kivimassvannid, nii eraldiseisvad vannid kui ka siis need, mis peab hiljem ise viimistlema siis lisa selliste plaatidega. Et kõik selles suhtes on esindatud ja jällegi nii-öelda erinevad stiilid, värvid, toonid leiab. Millist vanni eelistada? Kas üldse vanni eelistada? Võib-olla duš? No hea oleks, kui oleks mõlemad, eks. Aga mulle millegipärast tundub, et mingi aeg oli see populaarne, et visati kõik need vannid välja ja siis oli see dušinurk oli hästi populaarne. Aga inimesed tahavad nüüd jälle vanni minna. Seega planeeritakse ikkagi kodudes vanne. Ja kui vähegi on ruumi, siis tõesti nagu mõlemad. Et kui ma tahan kiire duši teha, siis on seal dušinurgas seda mugavam teha, kui vanni ronida. Isegi praeguste hindade ja kõigi elukalliduse juures käiakse vannis. Käiakse vannis, jah. Kuule, aga mul on tegelikult siia üks selline küsimus, mis mul praegu torkas pähe seoses nende vannidega, et ma olen kuulnud, mul endal kodus vanni ei ole. Aga ma olen kuulnud kõlakaid, et akrüülvannil ja nii-öelda kivimassvanni peamine vahe on see, et kivi nii-öelda vann, siis sa lased sooja vett täis, aga kuna see kivi hästi salvestab seda nii-öelda siis külma ja sooja, et sa oled küll soojas vees, aga kivi ise on ikkagi natuke jahe, kui sinna kohe sisse minna, et kas see vastab tõele, kas on praktikas päriselt ka nii? Mina olen kuulnud just, et kivi läheb mõnusalt soojaks. Okei. Ma ise järeldaks ka seda muidu, aga lihtsalt nagu mõtlesin, et äkki keegi nii-öelda annab praegu täpse vastuse, aga just nii on hoopis. Kusjuures tundub, et mina eelistaksin ka seda varianti, et kui on kivi ükskord soojaks läinud, siis ta on soe. Mida sa ütled sinna? Mina ütlen, et võtke plastikvann. Et ei ole vahet, et siin räägiti kunagi sellest, et maailmvann salvestab seda soojust, enne kui selle üles suudad soojendada, on sul nii palju energiat, et see plastik on niivõrd kiire reageerimisega, et siin ei ole tegelikult mingit vahet. Et siin ei ole nagu... Siin kataloogis olid mõlemad variandid olemas. On mõlemad variandid selles suhtes, jah. Ma tahaksin ikkagi selgust saada siit, kuna mina isiklikult esindan Eesti meessoo seda poolt, kes kaalub natuke üle 100 kilo, et mulle tundub see plastikvann kuidagi väga habras, kui ma sinna sisse astun, et äkki läheb katki. No, mina võin siin öelda kohe. Ole kehva asja on kehva paigaldus. Ja see on fakt, sest et Euroopa Liidus vist, ma praegu ei tea, ütleme 20 aastat tagasi oli, kõik asjad peavad vastu pidama vähemalt 150 kilosele raskusele. Et kui on vann, dušinurk, dušikabiin korralikult paigaldatud, võib seal 2 normaalset inimest tantsu lüüa ja ta ei kõigu, ei tee mitte midagi. Aga väga tihti tehakse nii kehva paigaldus, et siis sa käid ja värised seal ja arvad, et ma ei mahu sinna ja ei saa. Sama on nagu seinasisesed WC-potid ju. Et siis ei tasu sulle vetsu minnagi. Põhimõtteliselt on 2 voldi peal. Et sama nende vannidega, kuhu sa seal vajud. Et seal ei ole nagu kartust. Kui muidugi on võimalik nii paigaldada, et sa lihtsalt hoiad peast kinni ja seal ei saagi. Sellised on väga palju juhuseid. Ja tegelikult sellest annab ka kinnitust, igal tootjal on garantii ja garantii tingimused tuleks alati läbi lugeda, et konkreetsel allipöördil siis kui nii-öelda visuaalselt midagi tootega juhtub, kui sa ei ole nagu pahatahtlikult seda kraapinud või haamriga löönud, et siis tegelikult garantii vastutab ja toode ju vahetatakse välja, et see eeldab seda, et see toode peab ka vastu seal 100 ja 150 kilose raskuse juures.
nii, selle raskusega see oli rohkem nagu naljaga pooleks õhku visatud, aga tegelikult väga huvitav teema tuli praegu mehed välja. Et üks asi on garantii, teine asi on professionaalne paigaldaja. Leo oskas siin välja öelda, et seda viletsat paigaldust on küllaltki palju. Kui Eesti mees ise tean, mis teen, toob omale selle mööbli ära, hoian raha kokku, paigaldan ise, teeb selle paigalduse halvasti. Kuidas selle garantiiga jääb siis? Ütleme niimoodi, et kui suudetakse tuvastada, et inimene ei ole nagu paigaldusjuhendid isegi lahti teinud, et siis võivad tekkida käärid. Üldiselt selliseid nagu juhtumeid ei ole selles suhtes väga palju olnud. Meil ei ole veel ühtegi nii-öelda reklamatsiooni selles osas tulnud. Aga selles suhtes, et jah, kui sa otsustad ise paigaldada, siis esimene asi, olgu see vannitoas, olgu see vahet ei ole, kas fassaad, katus, alati esimene asi enne nii-öelda töödega pihta hakkamist, ava paigaldusjuhend ja vaata see läbi. Kas või piisab sellest, et sa vaatad joonised läbi, et sa ei pea kogu seda teksti võib seal sõna-sõnalt läbi lugema, sest joonised annavad nii-öelda väga palju infot juba kätte. Aga veel kordan, toonitan üle, et paigaldusjuhend iga asjal ja ka kasutusjuhend on soovitatav ikkagi läbi lugeda. Kas on tüüpvead? Oskad sa välja tuua? Ilmselt võimalusi on suht palju. Oleneb mis asja kohta? No võtame praegu vanni. Vanni? Ja. Vannide viga, mis on paigaldusviga on, et kui on plastikvannid ja nad ei ole raami pead ise külge panema, et nad ei panda vanni põhi ei toetu raamile, vaid jääb õhku, et nagu jalgade peale. See on nagu põhiviga, mis on, kui ta on nagu ise täiesti kokku pandav vann. Kui sa pead jalad ka alla panema. See on nüüd see, millest hakkab see põhi läbi vajuma ja kõik need asjad. No see on see, mida ma kartsin. Jah, et seal on jäetakse, nagu tekib selline tunne, nagu raam on ilma asjata, et see ei peakski kohe nagu sinna vastu panema. Ja siis mõeldakse välja selliseid trikke, lastakse sinna makrofleksi, mis ei ole ju, mõeldakse ise midagi välja. Et sellised nagu täiesti füüsikaseaduste vastased. Aga dušinurkadega, kuidas selle paigaldus on vist veel keerulisem, sest ta on nii madal, kuidas sinna alla kuidagi pääsed, tagumist nurka reguleerima. Mõte jääb samaks, ega seal vahet ei ole, käsi läheb ikka sinna alla, et on ta nurk või on ta vann, et alus on kõigil all, lihtsalt üks on natukene madalamal. Ja siin on nagu, kui me nüüd räägime dušinurkadest või vannidest üldse, et siis on oleneb jälle kvaliteedist. Kui on hea kvaliteet, siis on neid lihtsam paigaldada, sest et mõni vajub käega vajutades juba see taganurgad läbi ja siis tekib see silikoni panemise probleem. Et sa ei saa seda korralikult panna, aga seal on nii palju nõkse, et seda saaks korralikult panna. Aga ütleme tüüpiga, mis praeguses küsimus oli, on see, et ei panda põhja vastu raami. See on nagu see põhiviga, millest on ükskõik, mis on. Ma ei tea, mõned päevad tagasi ma läksin, oli mingi hästi tugev Balteco vann, oli läbi vajunud auk sees selle ja siis võtsin esipaneeli eest ära ja sentimeetrine vahe. Kuna ta oli nii tugev, siis see vajus 10 aastaga läbi alles. Aga ta oleks võinud palju kauem kesta. Ma tulen ikkagi selle teema juurde tagasi. Sisearhitekt, hea sisearhitekt kujundab võib-olla, või päris kindlasti kujundab inimeste elustiili ka. Ja mul on see energia probleem praegu, et need ikka valivad vanni, et kui sa juba mõtlesid nii-öelda riiklikult, siis äkki soovitakse kõigile, et võtke dušinurk, läheb vähem vett ja energiat kulub vähem või mida sa arvad? Jaa, selles mõttes, et eks siin vist tulebki vaadata nii-öelda seda kliendi elustiili võimalusi, et igale ühele ei sobi vann. Iga ühel ei ole võib-olla võimalusigi vanni ostmiseks, et kui nagu võtta seda kivimassvanni, et need on ju tegelikult hinnad on päris kõrged. Oleneb rahakotis selles mõttes, et pole kallid, või teenime liiga vähe. Et ma arvan, et nii-öelda see paneb ka nagu mingisugused piirid sellele, nii-öelda see finantsiline pool siis. Ühe sellise, võib-olla natuke teemast kõrvale lustaka looga. Kunagi kuulsin ühest tudengist, kes sattus Jaapanisse ja siis ka oli perekonnas külas ja öeldi, et näete, soovite minna vanni. Kõrvalruumis oli vann, see tuntud ofuro ehk siis tünn. Neironis sinna sisse, igistas seal natukene, kümbles, tuli välja, tõmbas punni eest ära, lasi vee ära.
tuleb pärast välja perekonna suureks pettumuseks, sellepärast et nendel on harjumus vett kokku hoida ja terve perekond käib ühes vees. Kusjuures ma tahtsin seda just nagu mainida, et kellel ei ole võib-olla nii palju võimalust, et siis käige kõik terve perega korraga ära. Nii, aga kui ikkagi selle kujunduse juurde, et kuidas eelistada, et kas hakata ise midagi sättima või ikkagi kutsuda appi sisekujundaja? Ma arvan, et vannitoa puhul on lihtsam nii-öelda professionaal. Ja kohe nagu võtta, sest vannituba on see asi, mida on nagu tohutult raske hiljem ümber teha. Et kui sa nagu kohe saad nii-öelda oma soovidele vastav ja keegi aitab sul nii-öelda selle võib-olla paika panna, siis ma arvan, et see nagu tohutult energiat rahakotti säästab. Millised värvid peaksid olema ühes vannitoas? See on ka muidugi maitse asi, aga on olemas selline ju omaette värviteadus. Värvid kujundavad meie meeleolu, meie tundmusi, kaudselt isegi tervist. Et mida sa soovitaksid? No mina pigem olen võib-olla sellise neutraalse ja naturaalse usku, et sellised võib-olla hästi jõulised värvid võivadki võib-olla veidi väsitada. Et kui ma teen nagu mingit asja endale pikaks ajaks, siis pigem kasuta selliseid loodusest inspireeritud toone, sest loodusest me ju tegelikult olemegi nii-öelda alguse saanud. Või see keskkond nii-öelda võiks meile omane olla. Särtsu ja kärtsu tahetakse siis käterätikud ja seebikarvid. Ja, neid julgelt vahetage. Et see võib-olla ja see, kui sa nii-öelda panedki nendega detailidega nii-öelda mingisugust rõhku või värvi või särtsu, et neid on jube lihtne ringi vahetada ja sa saad täitsa teise tunde sinna. Jõuluks üksi, jaanipäevaks teine ja Kasvõi. Kapist jälle välja, kui aeg tuleb. Kuidas on selle kataloogi, Aliberti kataloogi asjad nüüd omavahel kokku sobitatud? Sa mainisid, et siin on ka aksessaarid ja kõik asjad on olemas. Jaa, selles suhtes, et kataloog ise algab tegelikult mööblist ikkagi, et umbes selline veerand kataloogi on siis vannitoa kapid, nii valamukapid kui ka siis seinakapid. On võimalik ka põrandale neid panna, aga mulle tundub, et stiil on ikkagi aina enam selle peale, et kapid seina küljes. Sealt edasi siis ka valamut saab kätte kenasti. Jälle nii kivimass kui ka keraamika on ka sellised plastikvõimalusi. Sealt edasi siis juba vannid, dušid ja lõpus ongi siis aksessuaarid ehk siis seebidosaatorid. On olemas automaatseid näiteks, paned käe alla, sensor võtab üles, et käsi on all, laseb seebi välja. On ka siis selliseid nii-öelda mehaanilisi, et samamoodi vetsupoti harjadele leiab nii-öelda siis vastavad nõud sealt kataloogist. Et ma ei tea, kas see oli päris nüüd see, mida sa küsisid, aga mulle tundus, et võis olla. Ei, see oli tegelikult päris see, millele ma vastust ootasingi. Korra tekkis selline kummaline mõtteuit, kui sa ütlesid, et seebidosaatorid on sirutad käe välja ja lõpetasid teema vetsupoti harjaga. Ma mõtlesin, et kas need on ka äkki niimoodi tõused püsti ja see ise hakkab toimetama. Mõtlen hea, aga prügikastid on näiteks sellised, et lähed prügikasti juurde ja viipad käega, prügikast avaneb, paned prügi sisse, astud samm tagasi, prügikast sulgub. Et see on ka siis tänapäeval ära automatiseeritud ja Aliberti kataloogis täiesti leitav. Ma tulen selle toote ajas püsivuse juurde veel kord tagasi. Meie aeg hakkab kohe läbi saama. Mis meelt sa oled kujundajana, sisearhitektina? Kas tasuks võtta niisugust pidevamat, püsivamat või minna 5-6 aastat ja jälle uus? Me rääkisime seda teemat, aga võtame veel kord lõpetuseks ta läbi ikkagi. Mina pigem olen seda meelt, et võtke pigemsajaks. Ostke kvaliteetseid tooteid, et nad püsiks. Selles mõttes, kui sa ostad mitte nii kvaliteetset toodet, siis ta püsibki sul ainult 3-4-5 aastat. Ja sa pead lihtsalt paratamatult ostma uue toote. Aga mina olen nii laisk inimene,
mina ei viitsiks nii-öelda iga mõne aasta tagant oma kodu uuesti sisustada. Kuigi see on minu töö ja mulle see väga meeldib. Aga ma olen lais ka ja, et selles mõttes võtke nagu ajatuid tooteid. Ja eks see sõltub sellest ka, et kas sa teed endale nii-öelda pikemaks ajaks, kas sa tahad seal kodus elada on ju elu lõpuni või sa ostadki kodu ja tead, et sa lähed 3-4 aasta pärast ära. Et siis nii-öelda proovi muid asju, kui sa nii-öelda võib-olla lähed sealt ära peagi. Ma olen mõelnud selle asjaga seoses, kuna Aliberti kataloog, nii nagu sa ütlesid, see on ikkagi kataloog, mis sisaldab tooteid, mis käivad nii-öelda isalt pojale. Oli nii? Jaa, selles suhtes, et tegemist on kindlasti premium klassi tootjaga, jah. Et me ei räägi Aliberti juures siis 2-3 aastaks, me ikkagi võtame Aliberti puhul siis mööbli endale pigem 10 aastaks. Ja ma olen mõelnud selles, kuna ma koolitamistega ja õpetamistega olen kokku puutunud väga palju restaureerimisega, siis et kui me ostame sellise lühikese asja, siis kaob ära meil vajadus sellise väga huvitava elukutse järgi, nagu on restauraatorid, mööblirestauraatorid, et kui sul on mööbel, mis kestab isalt pojale, mida on korrastatud, tehtud, millel on inimese käe soojus on küljes, et sellel on hoopis teine mulje sees. Jaa, selles suhtes, et siin on mitu korda läbi juba käinud, et maitse üle nii-öelda ei vaielda ja ma arvan, et see restaureerimine ja selline nii-öelda nišimööbel ei kao kuhugi, et lihtsalt võib-olla ta ei ole nagu nii massides ja tegelikult on hea ka, et see on tõesti midagi sellist, millega võib-olla saad siis tõeliselt olla unikaalne ja ongi ainult üks eksemplar sul seda ühte siis põlvest põlve lauda. Ja viimasena, pane meile nüüd märk maha Aliberti mööbel, Pestor Grupp, kuidas seda kataloogi näha võib mööblit tankida ja kuidas see asi käib? Ütleme, kõige lihtsam viis võib-olla on siis Pestor Grupis, kuna meil teda veebis väljas hetkel nii-öelda Pestori lehel ei ole, siis võib alati küsipakkumist vormist küsida, lihtsalt soovin seda kataloogi. Aga tegelikult, nagu ma ütlesin, meil on partner, veebipood, kus on kataloog ka saadaval ja võimalik küsida pakkumist, võimalik ka veebipoes hindu vaadata, on siis natukegi võib-olla keeruline eestlase jaoks hääldada, aga northnavia.ee ehk siis nagu Skandinaavia, aga inglise keeles põhi, et North. Selle me oleme ka täna selgeks saanud, et sisekujundaja on üks väga kasulik inimene, kui on ettevõtmine käsil, annate mingisugused suunad ja juhised ka inimestele, kui keegi teie käest peaks küsima? Jaa, eks ikka aastate jooksul on kogunenud siis erinevaid kontakte, spetsialisti, nii siis alates sisekujundatest tegelikult ka nii-öelda, kui me räägime välisilmest, siis arhitektide kontaktid, samamoodi paigaldajate kontaktid on olemas, et absoluutselt olge julged ja lihtsalt küsige, mida teil vaja on ja üldiselt küsija suupihta ei lööda. Asjad saavad korda. Suurepärane Pestor Grupi podcastide sari on sellega lõppenud. Mine tea, millal me edasi läheme, nii et olge ikka lainel ja tundke asja vastu huvi.